No nii, ma arvan, et ei ole mõtet siin rohkem passida. Mingi 1,5 tundi vast olen siin nüüd olnud ja täielik vaikus. Ja tundub, et ilm hakkab ka muutuma. Lubas ju tänaseks kole jubedat tormi ja tuult ja kiloseid raheterasid. Igaks juhuks enne seda koju. Siit on veel üks 3 kilti mul läbi pika rohu antsida. Aga täna vist tuleb siis jälle tagurpidi video, ehk siis kogu tutvustuse salvestan lõpus. Lugu siis selline, et täna on 11. juuli. Esmaspäevast algab mul puhkusnädalake ja sai varem juba siia tuldud just plaaniga põhikohad üle vaadata. Aga kurbusega pean teatama, et olukord on siin endine. Vihmad on nüüd küll veetaset kõvasti tõstnud, aga vesi on ikka endiselt hästi tume, nii kui kohv ja sogane, ja kala ei ole. Täna põhikohas number 2 nägin küll 2 haugi, ühe sain ka päris kaldale, aga see siputas ennast lõpuks lahti ja oli tegelikult ka alamõõduline nii või naa, nii et väga nutma ei jää. Aga ahvenat endiselt ei ole ja suure tõenäosusega sellepärast ei ole ka haugi praegu. Või siis on tõesti see vee sogasus või mingi asi siin põhjustajaks või lihtsalt on aasta selline, et kala ei ole. Aga no ei ole lihtsalt. Varasemalt suvel on ikka juba tulnud siit ikka vähemalt 20 ahvenat ja hauk ka ennast tihedamini näidanud, aga see aasta on täielik vaikus. Aga mis nüüd puhkusaeg täpselt teen, kas ma siia tulen, mõtlen, kas sellel nagu pointi on. Võib-olla kui mõni päris hommiku varajane püük teha või hilisõhtune veel prooviks. Läheks prooviks karjäärist Linaskit või siis otsiks hoopis mingi totaalselt uue koha. Natuke nagu isutaks mingi Emajõgi või Pärnu jõgi, läheks prooviks koha, aga täielikult kogemused puuduvad, kuhu seal minna. Ma ei tea, ei ole ühtegi tuttavat ka, kes seal kandis püüaks, kes kas või mitte salajase koha ütleks, et mine selle silla alla sealt ja sealt saad kindlasti. Aga no vaatame. Toas kindlasti istuma ei hakka. Vähemalt ilmateade või prognoos näitab, et nädal tuleb ilus ja soe. Nii et õues tuleb igal juhul olla. Vot sellised lood siis. Aga ma panen nüüd siia videosse ka oma paar kohta, kus ma täna veel püüdsin, lihtsalt mõned kaadrid näidata, et ikka tegelikult käisin, et ei luuletasin teile. Ja ega muud ei olegi. Hoidke siis pöialt, et kui ma ükskõik kuhu ka puhkusaegi läheks, et ma midagi saaksin, et oleks siis midagi ka videosse panna. Praegu muidu on varsti nii, et tellijad on nüüd kõvasti küll juurde tulnud tänu viimastele videotele, aga vaadata ei ole midagi ja vaatamise aega on praktiliselt 0 praegu. Aga noh, üritame siis mingit actionit tekitada. Vot nii. Aga selge, sulle aitäh vaatamast. Kui sa kanalit veel tellinud ei ole, siis oleks väga tore, kui sa seda teeksid. Pane videole pöial üles, pöial alla. Võid kommentaaridesse kirjutada, kuhu võiks Pärnu jääl minna, kui see sinu väga isiklik ja salajane koht ei ole. Või näiteks Emajõele. Ja äkki ma siis lähengi sinna. Aga ega midagi, ma nüüd panen oma kodinad kokku, loodan, et saan enne suurt tormi koju ja näeme järgmine kord. Tšau! No nii, number 2, aga pilt siin kõige ilusam ei ole, õietolmu on. Vesi täis või mis sodi see iganes on. Vesi on üsna kõrge, nii et siit tavaliselt, kus kuiva jalaga olen püüdnud, enam ligi ei saa. Õnneks on pikad saapad. Ja no vaatame. Räim on sees, põhjaõng on seal eemal sees. Ja muidugi rohtu on kõvasti tulnud siin nüüd. Vaatame, kas siin näitab midagi ja kui on täielik vaikus, siis äkki võtan ennast kokku ja lähen oma sinna nii-öelda päris põhikohta, aga ma ei tea, vaataks ma viitsin täna minna. Okei, ja siin on jälle korralik pusa läinud, pusas ronimisega.
hakkan seda arutama ja siis vaatame edasi. Ops. Ja võtka. Ja läks ära. Nii. Haug siis nähtud vähemalt. Väga imelikult võttis. Nii, nüüd on natukene suurem lant otsas, räsänen. Ja kõige suurem, aga raskem ka läheb vast paremini põhja. Vaatame, kas meelitab uuesti võtma või mitte, või sai haiget ja... Aga see vist oli väike ka tundub. Iseasi, kas see oli nüüd haug või ahven. Noh, hops. Olemas. See nüüd on haug. Ilusad sõitu teile. Nii, nüüd on su kätte saame nüüd siit siis. Väike haug on see kahjuks. Mõõdukas ta ei ole kindlasti ka. Oh, küll ära ka. No mine tagasi, läks. No nii, üle pika aja siis kala nähtud. Aga väike oli. Igal juhul kohe seesama arvatavasti, mis enne võttis.